tule siia, mul on sulle salajane ülesanne. Kas sa tahad olla D'Artagnan? Vaata nendele 3, no mis sa ei ole raamatut lugenud või? 3 musketäri. Tean. No nii, ühesõnaga jälgid neid rahulikult. Vaatad, mida nad teevad. Eriti Peetrit. Ei, lihaletis Ago. See sööb ju vorsti seal. Ühesõnaga, sa kannad mulle kõik need asjad ette ja ma luban, ma teen sulle ametikõrgendust. Võib-olla on palgatõus ka natukene. Teeme ära. Hakkad üle. Hop, 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 hop. Nii, Ago, kuidas sul siin lihaletis siis vahepeal läinud on? Ma olen müünud paar toodet täiesti läbi. Kui hakati mango šašlõkki võtma mango marinaadis, siis võtsid kõik. No nii, Peeter, oled need kassaaparaadid selgeks teinud, et kui kellelgi tekib küsimusi, siis oskad aidata? Kassaaparaat on ikkagi masin ja et masinat tunda põhjalikult, selleks on vaja natuke rohkem aega. Aga nii mõneski faasis aparaat mind üle enam ei mängi. Mis värk nende punaste sentide tagasiandmisega ikkagi on? No ma ei tea, see on väga keeruline. Mina lihtsalt ümardan neid sente. Kui inimene tuleb Maximasse, et osta liha, siis mis sa arvad, kas ta tahab selle lihatüki kiiresti kätte saada ja koju minna või ta tahab kuulda mitmeminutilist podcasti lihamüüja elust? Vaata, ma arvan, mina tegin Maximale sellise uue lähenemise, uue kontseptsiooni, et klient ei ole mitte kuningas, aga klient on sõber ja sõber on see, kellega räägitakse juttu, kui sõbraga ei ole juttu rääkida, räägitakse lihatükiga juttu, see kõik teeb lihatüki veel õnnelikumaks ja pehmemaks. Nii et kellel kiire, sellel kiire, aga mõne sõna, hea sõna ikka leiab müüja jaoks. Ega see ei ole nii, et ostan ja aitäh krimpsus näoga, lahkun. Ei ole. Keegi ei lähe ilma maksmata siit läbi? Oi, ei. Seda hirmu ei ole mitte mingil juhul. Peale selle mul on väga terav silm, mis siis, et ma prille kannan. Ma juba eemalt vaatan, et kas inimesel on kahtlased mõtted või ei ole. Ja ma pean ütlema, sellised inimesi siin, no täna mina ei ole küll kohal. Kas Merle saab ikka oma tööülesannetega hakkama? Jaa, ikka. Ma arvan, homme saab veel paremini. Kas kassa klapib õhtulks ikka? Minul klapib, ma ei tea, kuidas Maximul. Kuidas läks? No ütleme niimoodi, et Ago on väga jutukas, suu käib rohkem kui käed. Merle seest oli kommunikatsioonis palju osavam, aga ma ei tea, kas nüüd tegelikult nüüd päeva lõpuks kassa päris klapib ja Peeter laseb ikka iseteenuskassade peal lihtsalt liugu, ega ta seal väga tõesti midagi teinud. Seda ma arvasin. Aga muidu kõik töötas minu arust suurepäraselt. Tead, mis asja? Sa saad ametikõrgendust, on ju? Sa saad abijuhatajaks ja siis, aga tead, ma ei saa seda kuskil mainida, nagu vaata, teised lähevad kadedaks, nagu on ju. Aga sina tead, et mina olen nimetanud sind abijuhatajaks, ehk siis sina oled minu parem, no okei, sa oled mu vasak käsi, on ju. Ja siis natuke palgakõrgendust saad ka, aga mitte kohe. Sa oled nii tubli, sa oled nii armas. Ma väga tänan. Aitäh sulle. Tagasi tööle. Vasak käsi. Õige.